Ma olen siin juba Krimmis, sellepärast et täna mul on Kroonika shoot. See kleit on imeilus. Jah, väga hea. Mind ootas üliäge niksipakk. Ma ladusin nüüd siia laua peale, et mul oleks parem ülevaade. Ma hakkan hommikusööki tegema ja ma mõtlesin, et ma jagan teiega enda retsepti. Ma teen siis kaerahelbeputru ja see on tervislik, maitseb hästi ning toitav. Ja sellega on tänaseks kõik minu Netflixi soovituste nurgakeses. On aeg järjekordsest Nike'i hooliks. Siin ta on! Hei, siin on Viki ning tänast videot ma alustan täiesti teises kohas kui tavaliselt. Ma ilmselgelt ei ole kodus, vaid ma olen siin juba Krimmis ja soengut tehakse mulle parasjagu sellepärast, et täna mul on Kroonika shoot. Ma pole kunagi varem ühegi ajakirja jaoks niimoodi pildistamas käinud, seega ma olen väga-väga elevil ja ma mõtlesin, et ma võtangi teid endaga kaasa, et teile kaadritaguseid näidata, sest ma ei tea, kui paljudel teist reaalselt see võimalus on olnud või kunagi avaneb. Seega siis te näete seda nagu inside scoop, et kuidas see siis reaalselt välja näeb ning mis seal shootil toimub. Kell on hetkel 2:30 ja see shoot tõsteti natukene varasemaks, seega mul läks nii kiireks, et ma olin just pea ära pesnud ja mul oli vaja lõunat süüa ja ma pidin juuksed ära kuivatama, seega samal ajal kui ma lõunat sõin, mu emps kuivatas mu juukseid, nagu see oli nii ekstra lihtsalt, aga kuna ajaline limiit oli, siis mul endal ei olnud absoluutselt aega. Lihtsalt siuke hustle on täna olnud, sest et täna läheb see Halloweeni video ka üles, mis on teie jaoks siis eelmine video, kui te pole veel vaadanud, minge kindlasti tšekake. Ma tegin terve hommiku seda thumbnaili ja sellepärast siis läkski nii kiireks. Seega ma olen juba väga-väga elevil ning adun sedesse. Selline on siis lõpptulemus. Ma olen reaalselt sõnatu, mul pole vist nii uhked soengute meiki kunagi tehtud, see näeb nii äge välja ja Marre tegi siis nii soengu kui meigi reaalselt tunni ajaga. Uskumatu, nii kiire, kõik tema kontaktid on ka ekraanil, kui soovite endale ka imestust või soengut. Ning nüüd on aeg minna shootima. Jõudsin just musta puudlisse, see tegelikult on ruum, kus inimesed tavaliselt söövad siis õhtusööki, aga me kasutame seda enda kaadritagusta ruumina, kus me hoiame kõik enda asju, ma just panin enda kotid siia, meil on mingi ehted, värgid, isegi stilist tõi veel enda mingeid riide variante, siin on küll suhteliselt pime, loodan midagi näete ja ma just sain enda esimese looki selga. Selline on siis see riietus, see kleit on imeilus, ma olen reaalselt nagu Alice imedemaalt. Disainer aitab mul seda hetkel siis parajaks teha. Liisi on Virtuosast, saate tšekata, lingid on kõik ekraani peal ning see on reaalselt imeilus. Lahti läks. Vaatan pigem kaamerasse või? Vaata algus kaamerasse, et pärast teeme teistmoodi ka. Jah, väga hea. Nüüd on selga saanud teine outfit, see on selline pikk must kleit, väga-väga uhke. Siin on näha ka ajakirjanikku, kelle kaudu see kogu projekt üldse toimub ja fotograaf siit nurga tagant piilub ka. Nii et kogu tiim on reaalselt mängus ja väga-väga uhke pildistamine. Sa oled nagu printsess, on ju? Ma arvan, et sa tunned ennast nii? Ei tunnen küll, see on ikka väga-väga imeilus. No nii. Julia saabus rõdule. Ootan printsi. Ja. Ma olen nüüd omadega koju jõudnud ning nagu te timelapsist nägite, siis see oli minu viimane riietus, millega me pildistasime. Et esimesed 3 olid siis disaineri poolt antud ja viimane oli minu enda riietega. 3 riietust ma vist ei jõudnudki filmida, aga kindlasti ma arvan, ma kas jagan enda sotsiaalmeedias neid pilte või neid saab ajakirjast lugeda. Selgus siis selle shooti ajal, et ma lähen Kroonika edukate nimekirja, see pidi olema nende mingi alajaotus nagu veits teine ajakiri, mis ilmub 2 korda aastas. Ehk see ei lähe sinna tavalisse Kroonika ajakirja, kui see välja tuleb, ma tõenäoliselt ise jagan ka. Aga
Mulle hullult meeldib see enda riietus, sest see on siuke neoonvaba aeg, mida ma kannan, mul olid tossud ka. Panin juuksed siia üles krunni, sain enda prille kanda, lõpuks ma nägin, mis seal ümberringi toimus. Seal mustas puudlis oli väga huvitav pildistada, sellepärast et see on täiesti teise kohta kolind, ma polnud seal uues kohas varem käinud, see oli üli fancy ning kuna päris mitmed inimesed seal sõid, siis me võib-olla natuke segasime neid ja nad päris palju vaatasid, aga minul ei tekitanud see ebamugavust, sest ma olen juba suhteliselt harjunud sellega, nagu nende shootide ja kõigega ja see oli väga-väga lõbus ning nagu te nüüd näete, ma jõudsin koju ja mind ootas üliäge Nixi-pakk, sellepärast et kes mind Instagramis jälgib, siis ma mingi kuu tagasi tegin nendega koostööd ja selle raames ma sain ka mingi summa eest valida meigitooteid, mis nüüd mingi 1,5 kuud hiljem lõpuks ometi jõudsid kohale, ma ei tea, miks neil kaua aega läks. Ehk ma ladusin nüüd siia laua peale, et mul oleks parem ülevaade, tahtsin teile natuke näidata, ma praegu küll testima ei hakka, mul endal meik näos, aga tuleviku vlogides kindlasti näete. Üks asi, mis ma täiega tahtsin, oli see pintsli top, sest mul on alati ruumi puudus ja see on üli hea reisimiseks ka, sellepärast et sa saad selle niimoodi kokku panna. Ma vist ühe käega praegu, põhimõtteliselt ta läheb niimoodi kokku. Selle saab siit lahti võtta, ta on lahti tehes nagu 2 eraldi topsi hoidjad ehk täiega mõnsa. Siis ma võtsin koha peal siis pintslite puhastajad, kui sa lõpetad kasutamist kohe üle pritsida, siis 2 silmalao paletti. Üks on selline pastellsed lillakad toonid ja teine on igapäevased naturaalsed, mida ma tõenäoliselt kasutangi kõige rohkem. Siis see on üks mu kõige lemmikumaid huuleläikeid, siuke beežikas, pruunikas, mega ilus näeb välja. Siis seda ma ei mäleta, et ma oleks tellinud, aga neil mingid tooted, mis ma valisin, olid otsas, ehk see inimene oli ise mulle mingid uued valinud selle asemel, ehk see on vist üks neist mingi tume huulepulk ja oota, ma tahaks seda näha. Ja nii ilus siuke tume punane lilla alatooniga. Ja see pakend mul hullult meeldib, seda ma kindlasti kavatsen sügisel kanda. Siis ma olen hullult elevil. Silmapliiatsid, kollane, erkroosa ja siis pastellsed beebiroosa, lilla ja valge. Neid siis nagu, et teha waterline'i. Siis pruun, ripsmedush jätab üli loomuliku mulje, seega ma tahtsin nende pruuni katsetada. Ja siis need sädelevad silmalainerid, sest neid on nii lihtne peale panna, kuna ma tavalaineris üldse pole hea, aga siin ei ole näha, kui sul nagu ei tule see üli perfektne ja sa annab täiega lihtsalt sulle sära juurde, ning kui sa tahad mingi glam looki teha, võtab mingi 2 sekundit ja annab nii palju juurde. Ja sama käib ka selle kohta, mis on lao värv, selline sädelev. Paned selle üle lao ja sul on valmis, sa ei pea midagi rohkem tegema. Esimest korda ma tahan katsetada ka neid kreemiaid põsepunasid. Mul on 2 erinevat toodet, seega tahan nagu kuidas nad toimuvad, sest kreemiad tooted peaks tavaliselt loomulikud välja nägema. Siis üks matt bronzer reisile kaasavõtmiseks, ma peaks tervet suurt paletti. Ja siis siin on erinevad primerid, mida ma tahtsin veel proovida ja varem oli sellel mingi muu nimetus, mul praegu ei tule meelde, mingi blur primer vist, aga nad täpselt sama toodet enam kahjuks ei tootnud, see oli mu üle aegade lemmik, ehk nüüd on nad mingi sellise asjaga välja tulnud. Tinted Skin Veil, ma arvan, see ongi põhimõtteliselt see sama, sest see eelmine oli täiega blurring efekt, nagu teeksidki Photoshopi oma näole, et kõik nägi nii pehme ja veatu välja. Saatsid 2 eri toonisse, aga ma olen nii elevil, et kõike seda katsetada. Hommik, ma just ärkasin üles ning ma hakkan hommikusööki tegema ja ma mõtlesin, et ma jagan teiega enda retsepti, sellepärast et üldiselt ma söön hommikuks võileiba, aga kuna ma söön seda kogu aeg, siis mul üks hetk viskas sellest kopa ette ning ma hakkasin pudruga katsetama, kuigi ma ei ole eriti suur pudru fänn, aga ma lõpuks ometi leidsin ühe retsepti, mis mulle meeldib läbi enda katsetuste siis ja mõtlesin, et ma jagan teiega, et äkki see aitab veel kedagi, kes ei ole ka nii suur pudru armastaja, sest see on reaalselt nii hea. Ma teen siis ka ära juba pudru ühele on see portion ning ma panen kas 100 ml või natuke alla selle, ma ei ole eriti suure söömaga, hoiatan siinkohal, valan selle sinna ja siis lisan sama palju vett ka, ehk siis umbes 100 ml. Ma panin alguses pliidi kõige kõrgema temperatuuri peale, nüüd kui ma näen, et ta juba siin hakkab keema minema, siis panen madalama kuumuse peale. Näiteks 5 peale. See oleneb muidugi sellest pliidi tugevusest ja siin peab kogu aeg segama, et ta põhja kinni ei jääks. Võib-olla ma pean isegi natuke vett juurde panema. Nüüd, kus pudel ära kees, on kõige olulisem osa maitsestamine. Ma kõigepealt panen ühe supilusikatäie 100% maapähklivõid, mis on täiesti orgaaniline. Võtan ühe suure supi lusikatäie, see teeb selle nii heaks. Magustamiseks ma lisan vahtrasiirupit, natukene tunde järgi
ma loodan vedel, seda seguneb väga hästi ära. Ja lõpetuseks kaneeli, sest ma olen mega suur kaneelifänn. Ja siis segame ära. Ta on täiega selline jõulupuder minu arust. Ja kuna see puder ise on maitselt siuke tummine ja magus, siis mulle meeldib sinna kõrvale panna hapukaid asju, ehk ma hetkel panen apelsini. Mu lemmik on muidu banaani ja mandariinidega, sest banaan toidab ja mandariin on hapukas, aga praegu veel ei ole mandariin hooaeg alanud, et poes ei ole eriti häid, ehk ma panen lihtsalt apelsini. Ja siis ma panen ilu pärast natuke veel kaneeli, sest mulle hullult meeldib, kuidas see maitseb ja välja näeb. Ja voila! See näeb imeline välja. Ja see on tervislik, maitseb hästi ning toitab. Ma just siis lõpetasin Netflixi vaatamise ja mul tekkis mõte, et ma võiksin ka teiega jagada mõnda enda viimase aja lemmik sarja filmi, mis ma olen leidnud ja mis mul on täiega meeldinud. Aga enne seda ma tahaksin teile tutvustada tänase video sponsorit, milleks on taaskord Surfshark. Ma olen nii õnnelik, et nendega jälle see video teieni tuua, sest ma ise kasutan seda platvormi igapäevaselt ja ma arvan, et tänapäeval selles digiajastus Surfsharki kasutamine on nagu igale interneti kasutajale must. Põhimõtteliselt nad tagavad siis turvalise ligipääsu avatud internetile. Neil on äpp, mille sa saad endale telefoni tõmmata või tahvelarvutisse ning veebilehe kaudu saad endale selle sama rakendusega arvutisse, et ükskõik mis seadet sa kasutad, et sul on võimalus kõigile neile see hankida. Mida nad siis teevad on number 1, kaitsevad sind häkkerite eest ning teavitavad sind, kui kuskil on näiteks sinu paroolid, meilid või andmed lekkima läinud või kui näiteks sinu identiteet on varastatud, et sa saad kohe teavitused, et on aeg paroolid muuta, sa saad olla kogu aeg kursis kõige, mis toimub ja nii-öelda sammu võrra ees. Ning, mis kõige parem ja minu isiklik lemmik on see, et sa saad muuta enda regiooni, mis tähendab, et lihtsalt siinsamas Eestis oma kodus paari klikiga mul on võimalik ühendada ennast ära ükskõik mis teise riigi internetiga ja tarbida näiteks sellist sisu, mida võib-olla Eestis meili näidata. Mina kõige rohkem kasutangi seda Netflixis, kui ma tahan mingit sarju või saateid näha, mis on juba USAs välja tulnud, aga Eesti VPN-iga mul ei ole võimalik neid tarbida. Seega ma lihtsalt ühe klikiga ühendan ära ja saangi neid vaadata. Samamoodi see tuleb kasuks ka reisimisel, kuigi ma seda hetkel lähiajal ei tee, aga siis sul on võimalik turvaliselt teiste avaliku internetivõrkudega ühendust saada või välismaal, kui sa tahad näiteks Eesti mingeid ülekandeid vaadata, samamoodi saad Eesti võrku ühendada. Ehk igatepidi mega kasulik ja muidugi mul on teile ka super deal, kui te kasutate minu sooduskoodi PlanetViki, siis teil on võimalik saada -83%, mis tähendab, et te maksate kuus vaid 1,89 €, mida ja te saate veel 3 lisakuud tasuta. Ma lihtsalt arvan, et siin ei ole ühtegi põhjust, miks te ei peaks seda suurepärast võimalust kasutama. Lingi leiate videokirjeldusest kõige esimene, selle kaudu saategi selle megadiili endale hankida ning liigume siis nüüd Netflixi soovituste juurde. Ma vahetasin nurka, et teil oleks natuke põnevam vaadata. Ma käin need Netflixi soovitused pigem kiiresti üle, sest mul on mitmeid ja ma ei hakka ühelgi liiga pikalt peatuma. Esimene kategooria on siis harivad ja silmaringi avardavad, mida ma 100% soovitan vaadata. Number 1 on siis The Social Dilemma, mis on siis sotsiaalmeedia teemaline dokumentaalfilm ja see räägibki just nendest varjukülgedest, asjadest, mida sa igapäevaselt kuuled, aga sa ei mõtle näiteks seda, et kuidas see sotsiaalmeedia sind tegelikult ära kasutab, kuidas need algoritmid on üles ehitatud, et sind rohkem seal nendel platvormidel kinni hoida, kogu aeg hoida sind ekraani vaatamas ja seal räägivad inimesed, kes on varasemalt töötanud näiteks mingi Facebookis, Twitteris, Google'is, väga kõrgetel positsioonidel, kes on ise neid algoritme kõik asju üles ehitanud, annavad ka enda vaatenurga sellele. Seega see tõesti pani mind täiesti teistmoodi mõtlema, suhtuma sotsiaalmeediasse ja kuidagi teadlikumalt tarbima. Ja teine on Inside Bill's Brain, mis räägib siis Bill Gates'ist, seal on 3 osa, need on suhteliselt pikad, nagu filmi pikkusega on 1 osa ja see räägib siis tema elust ja missioonidest, mida ta hetkel tahab siis teha ja kuidas ta proovib maailma muuta ja see oli ka väga põnev, sest ma enne ei teadnud ta elulugu üldse nii põhjalikult ja mida ta täpselt teeb ja ta suunas väga palju tähelepanu ka tänapäeva probleemidele, et väga mõnus vaatamine, ülihuvitavalt kokku monteeritud, see on hästi tempokas ehk mulle väga meeldis.
ma liigun nüüd siis meelelahutussarjade juurde, kuid minu jaoks need olid ikkagi ka mingil määral silmaringi avardavad, et igast sellest sarjast ma sain midagi õppida, et ma ei hakka teile praegu mingid reality show'sid soovitama. Seega number 1 on Next in Fashion, kus siis ongi disainerid, see on täpselt nagu Project Runway, kes on seda näinud, aga nii-öelda tänapäevasem modernsem versioon. Ma sain siis näha, kui palju energiat üldse läheb asjade disainimisse, mis need sammud on, kuidas üldse asju tehakse ehk moe perspektiivis. See oli minu jaoks väga-väga huvitav vaatamine, sest nagu te teate, ma olen suur moefänn, mulle meeldib stiliseerida, erinevaid asju katsetada ehk kui kas sulle pakuvad sellised teemad huvi, siis tasub tšekata. Järgmine on Interior Design Masters, mis on siis sisedisainist. See on suhteliselt sama ülesehitusega nagu see eelmine sari, et on palju osalejaid, igas osas langeb keegi välja ja igas osas on uued väljakutsed, kus nad peavad mingi kas ühe toa või terve maja disainima ja sisekujundust tegema. Ja seda protsessi on minu jaoks lihtsalt väga-väga huvitav taaskord jälgida, et mis need sammud siis on, kuidas seda kõike tehakse ja mis see lõpptulemus on. Et see andis mulle endale ka hästi-hästi palju inspiratsiooni, kas siis enda toa disaini või üleüldse, et selliseid mustreid sobib ka omavahel kokku panna või selliseid värve ja asju. Siis kolmas on Get Organized with Home Edit, mida ma tegelikult ühes vlogis mainisin, kui ma koristasin, et sealt ma saan nippe, trikke ja motivatsiooni koristamiseks. Reaalselt iga kord, kui ma selle osa ära vaatan, ma tahaks minna oma kapi kalal ja jälle kõik asjad ümber teha, tõsta mingi värvi järgi. Kui sa võib-olla natuke struggle'id sellega, et enda tuba korras hoida, siis sealt saab väga praktilisi tehnikaid. Ja viimane sari on My Next Guest Needs No Introduction. Ma liiga palju ei oska veel selle kohta öelda, sest ma alles alustasin sellega, ma näin ainult esimese osa ära vaadanud, mis oli Kim Kardashianiga, aga trailerist ma nägin, et sinna peaks veel tulema Barack Obama, Lisa ja paljud teised. Ning esimeses osas siis saatejuht küsiski mingid teatud juhtumite kohta, mis Kimil oli elus toimunud, siis ta kommenteeris, jagas enda vaadet ja siis taaskord saad nii-öelda rohkem teada selle inimese taustast ja elust, mis oli väga-väga põnev kuulamine, sest need on tõesti maailma kuulsad inimesed, kellest ma arvan kõik on kuulnud. Ja viimane on filmisoovitus, mis võib-olla on veits basic ja ma arvan enamast teist on juba näinud, aga ma olin kuidagi maha maganud Johnny Englishi. Ma olin reaalselt ainult ühte osa näinud ja sellel on 3 osa väljas. Ma tegin maratoni, vaatasin mingi 2 päeva jooksul nad kõik ära. Ja see on siis action-komöödia. Nii naljakas, ma arvan, et see võib olla üks muu lemmikfilmidest, ma olen obsessed. Ma reaalselt naarsin kogu aeg kõva häälega ja see on see, et sa tead, et see film on hea. Seega, kui tahate mingit mõnusat huumorit ja pimedatesse sügisõhtutesse, siis see on üliäge. Ja sellega on tänaseks kõik minu Netflixi soovituste nurgakeses. Kuna kätte on jõudnud sügis-talve hooaeg, siis on aeg järjekordsest Nike haaliks, sest ma käisin esinduskauplustes enda krediidi eest asju valimas ning kuna teil täiega meeldis minu eelmine Nike haul ja te tahtsite, et ma neid veel teeksin iga kvartal, siis siin ma olen uue kaubaga. Reaalselt selle koti sees on ainult üks asi, sest see on nii suur ja ma jätan selle kõigele. Seega alustame selle väiksema kotiga ja siin on põhimõtteliselt terve üks selline treening/jooksu outfit. Esiteks siis selline erkroosa spordiline hoidja, siin all on veel selline neon kummiriba ja siin ees selle luku peal on ka väike Nike logo ning see lukk käib lahti, mis on minu arust mega cool detail ja taga on siis võrk, et saaks hästi hingata ja siis 2 paela lähevad lihtsalt. Järgmisena ma valisin välja sellised mustad retuusid, sest eelmiseid ma olen kandnud aastaid ja need on täiesti läbi kulunud juba ning ma võtsin sellised, millel on ääre peal valge riba Nike logoga, et ta ei oleks lihtsalt nii igav must. Ta on suht high-waisted, väga tugev, vastupidav, mõnus materjal, jalas ülimugavad. Ja kuna mul on praegu täielik roosa vaimustus, siis valisin roosa treening T-särgi. On hästi õhuke, hingav mõnsa pilateses, mulle meeldib käia T-särkidega. Siis pluusi peale saab visata sellise mid-layeri, selline erkroosa, ees lihtsalt suur Nike logo ja mulle täiega meeldivad need vahekihi asjad. Üks paar tavalisi musti sokke, need on kergelt kõrgemad, need ei ole need kõige madalamad, sest et külm hooaeg on kätte jõudnud ja mul on vaja, et mu pahkluu oleks soojas. Siis ma leidsin lõpuks ometi selle fanny packi, mida ma olen aastaid otsinud, mis on spetsiaalselt jooksu jaoks mõeldud. Praegu mul on kuskilt mingi perskast, mingi suvaline, aga ta veits nagu hüppab ringi, kui ma jooksen ja mul on vaja seda selleks, et panna enda telefon ja võtmed, kui ma lähen jooksma mingi salvrätiks, mul hakkab kogu aeg nohu voolama, kui ma jooksen jaheda ilmaga. Üleni must, siuke hästi lai, ma ei ole jõudnud veel proovida ilmselgelt ehk kuidas see töötab, aga mul on teile teada ning tundus lihtsalt suurepärane leid.
ja rääkides siis külma ilmaga jooksmisest, ma valisin endale välja ka spordikindad, sest mu eelmised on lihtsalt kadunud ja ma tunnen neist puudust. Peaks olema siis puututundlikud, et saan enda telefonis mujal näppida. Ja lõpetuseks valisin välja veel ühed spordiretuusid, sest eriti praeguse külma ajaga mulle meeldib pilateses käia pikkade pükstega, sest ma käin õuest läbi, siis ma ei pea riideid vahetama. Hoiavad mind soojas ning need on sellised modernsed funkid, hästi lahe sümmeetria on siin, need eri värvid, lõigud, väga-väga huvitav ja hea vaheldus mustadele retuusidele. Ja fun fact, mu treeneril on täpselt samasugused ja kui ta nendega esimest korda trenni tuli, siis ma olin mingi, mul on vaja neid. Ja nüüd me oleme jõudnud selle kõige magusama osa juurde. Juba enne, kui ma läksin Nike poodi, siis üks asi, mis mul oli välja mõeldud, mida ma kindlalt tahan saada, on uus talvemantel, sest mul oli mu eelmisest parkast kopp ees, ma olen seda mingi 100 hooaega juba kandnud, see on suht läbi kantud ja mul viskas see värv ka täiega üle. Teadsin, ma tahaks midagi uut ja värsket. Siin ta on! Ta on mega suur, selline pastellne lillakas roosa, lavendli värvi ma ütleksin, mega soe, sest ta ongi reaalselt põhimõtteliselt maani, ma olen täielik kubujuss, kui ma seda kannan, veits lumememm ka, sest ta on nii suur ja täiesti sirge lõikega, et sul ei tule mingit figuuri siit välja, aga samas see on täiega prinsessi vibes, sest see on nii roosa, ma tunnen natuke mingi Frozen või keegi lihtsalt. Ja olemegi tänaseks selle hooliga ühel pool. Kindlasti visake pöidled püsti ja andke mulle kommentaarides teada, kui tahad, et ma teeksin ka järgmisel hooajal Nike hooli. Ma arvan, et tänases vlogis rohkem midagi ei toimu, seega on aeg otsad kokku tõmmata. Ja kui sa vaatasid video nii kaugele, siis kommenteeri alla kaamera emoji. Viska kindlasti ka pöidled püsti, kui sulle meeldis see vlog ja te tahate näha veel kaadritaguseid tulevastest filmimistest, shootidest. Ja kindlasti ootan kommentaarides ka teie tagasisidet, kuidas teil see vlog meeldis ja mis oli teie lemmikosa. Ning ärge unustage subscribe'ida ehk klikkida sellel punasel nupul seal all ning näeme juba tulevases vlogis. Tšauki!